Täna ma räägin rajatiste mittepurustavast hindamisest. Tahaks öelda, et ehitiste, aga kuna on teedetehnoloogia konverents, siis räägime rajatistest. Ja kes pikalt kuulata ei viitsi, siis juba kokkuvõtte, et me G-Scannis arendame sellist skännerit, millega on võimalik kosmilist kiirgust tuvastada ja mõõta. Ja kosmilise kiirguses on niisugused pisikesed füüsikalised osakesed nagu müonid, mis on väga kõrge läbivusega ja osates neid püüda, me suudame rekonstrueerida 3D pildi. Et siukene asi. Selline skänner on meil, sai eelmine kuu valmis, mõõtmised käivad juba. Aga natuke räägin siis sellest, kuidas me saaksime siin teede valdkonnas seda ära kasutada. Aga jah, ehk siis kes rohkem ei viitsi kuulata, siis edasi läheb juba pikemalt seletamiseks. Ma hakkan kaugelt pihta, et miks üldse niisugust asja vaja on, et miks me üldse G-Scanniga liitusin võib-olla. Et siin on kaks külge. Üks külg on see, et need mittepurustavad katsed, nad on nagu selline mingisugune vaene sugulane ehitusinseneridele, et tegelikult seda väga ei taheta kasutada, sest et ta ei ole väga täpne. Teisalt ta on päris kallis võrreldes visuaalse ülevaatusega. Ja samas see üldine suhtumine on ikkagi see, et tegelikult on kindlam ehitada uus asi, sest et olemasolevad asjad ei vasta ju tänapäeva nõuetele ja standarditele. Ja lõppkokkuvõttes need asjad, mis projekteeritakse, need andmed on igal juhul usaldusväärsemad kui mittepurustavate katsete käigus saadud tulemused. Et jah, ma mingis mõttes olen nõus, aga ma loodan, et me nüüd selle skänneriga natukene suudame ümber lükata. Teine külg on see, et olgugi, et mis need mittepurustavad katsed, mis see suhtumine sellesse on see, et meil maailm liigub selles suunas, et meil valuuta asemel on CO2 ja kilovatt-tunnid. Ehk siis me ei saa elada enam nii raiskavalt. Peame säilitama seda, mis meil on, pikendama selle kasutamist nii kaua kui võimalik, kas või kombineerides uut või vana. Samas me ei saa seda vana niimoodi alles jätta, et me tõesti ei kontrolli, et kas ta kestab. Ja kui me ikkagi peame uut ehitama, siis uut ehitamisel võiks ju tegelikult ikkagi seda kvaliteeti kontrollida, ehk siis, et saada natuke täpsemat infot. Ehk siis teisalt on see, et insenerid vajavad neid usaldusväärseid ja täpseid andmeid, et teha natuke innovatsiooni. Ja kuidas siis me teeme seda? Et meil on põhisüüdlane selles, kuidas me teeme, on müonid. Müonid on atmosfääri kihis tekkivad elementaarosakesed, ehk siis kui prootonid atmosfääri kihiga põrkuvad, nad põrkuvad seal hapniku ja lämmastiku molekulidega, seal nad põrkumise tulemusena tekivad natuke teised osakesed ja lõppkokkuvõttes tekivad müonid, mis on elektronidega väga sarnased. Nad on 207 korda raskemad ja tänu sellele, et nad nii palju raskemad on, siis nad on väga suure läbistusvõimega, et võivad minna mitu kilomeetrit maa sisse lausa. Teisalt, kuna ta on looduslik kiirgus, siis iga ruutmeetrit läbib ainult 10 000 müonit minutis, ehk siis iga sekund umbes teie pöidla suurust ala läbib üks müon. Ja meie siis, füüsikud on välja mõelnud niisuguse huvitava metoodika, et kasutades selliseid detektorkihte ja mõõtes selle müoni liikumissuunda ja asukohta, on võimalik siis rekonstrueerida, mis selle müoniga vahepeal juhtus. Et kui müon mingit materjali läbib, siis iga materjal jätab müonile nii-öelda sõrmejälje. Ehk siis iga materjal, iga erinev keemiline koostis mõjutab müonit eri määral. Ja suutes seda eristada, et milline see müon nüüd oli, mis läbis suuna ja asukoha järgi, siis on võimalik tegelikult iga materjali või ühendit või üldse, mis kuju on, seda eristada. Ja rekonstrueerida sellest 3D kujutis. See ei ole nüüd päris nii lihtne asi. Meil on olemas prototüüp, päris toode, aga see võlu on selles, et meil on siis erinevad detektorplaadid, mis koosnevad, mille peal on siis plastsintillaatorkiud,
mis põhimõtteliselt on sellised kiud, mis reageerivad osakese läbimisele, tekitavad valgussähvatuse. Seal kiu otsas on fotokordisti, mille abil tõlgendatakse see signaal, mille abil tõlgendatakse see valgus digitaalsignaaliks ja sealt edasi juba on asi lihtsam. Ja kuna need kiud on väga pisikesed ja need on mitmes kihis pandud, siis tegelikult suudame tuvastada siin 0,1 millimeetri ruumlahutusega ja 1 milliradiaanise nurklahutusega neid müoneid. Aga mitte ainult ei ole mitte skänner see, mida me arendame, vaid tegelikult on seal taga see analüütika palju tähtsam. Ja nagu kõikidel süvatehnoloogia ettevõtetel on see kuumsõna tehisintellekt ja masinõpe meil ka sees ja kasutame seda peamiselt seetõttu, et lihtsalt suuta eristada eri materjale, ehk siis millel on erinevad füüsikalised omadused ja keemiline koostis. Need algoritmid on meil mõistagi patenteeritud, aga nad ei ole puhtalt meie poolt välja mõeldud, vaid need on ikkagi teiste füüsikute poolt välja mõeldud. Ja kui nüüd need kõik asjad kokku panna, siis on meil võimalik ka rajatisi mittepurustavalt hinnata. Ma alustan kõigepealt sellest, millega me tegeleme, siis lõppu räägin natukene ideid juurde. Kogu see mittepurustav katsetamine sai suuresti alguse eelmise aasta oktoobris, kus EAS-i poolt saime rahastust rakendusuuringu tegemiseks, kus me käime hindame tuulegeneraatoreid. See on koostöös Enefit Greeniga ja TD Tehnokeskusega. Ja me hindame tuulegeneraatorite erinevaid osasid, raudbetoonosasid, kust me otsime pragusid. Muidugi otsime ka armatuuri ja neid pingestustrosside kanaleid, et kui täpselt me suudame seda teha ja kas me suudame seal siis kahjustusi näha. Teisalt otsime, vaatame teraselemente, ehk siis tavaliselt sellel tuulegeneraatoril alumine ots on raudbetoonist, ülemine ots terasest, ehk siis hindame ka seal üleval otsas, ehk siis läheme sinna 50 meetri kõrgusele ja vaatame, kuidas see teraselementide seisukord on. Et kui te uudiseid olete lugenud, siis ka Eestis on nii mõnigi tuulegeneraator juba kokku kukkunud ja suuresti kriitiliste kohtade purunemise tõttu. See projekt on üpriski algusfaasis, ega väga palju tulemusi näidata ei ole. Teine niisugune suurem projekt, mis on päris uhke, Paldiskist väljas, umbes rannikust 5 kilomeetri kaugusel on Nõukogude Liidu armee treeningkeskused, kus ehitati päris suuruses tuumalvelaevad, 2 tükki, mis reaalselt, kus sees oli tuumareaktor ja need töötasid. Kui 1994 Nõukogude Liidu armee või Vene armee siis sellel ajal juba ära läks, siis nad väidetavalt võtsid radioaktiivsed materjalid välja ja valasid ilusti betooni täis, ehitasid sarkofaagi ümber, aga nad ei dokumenteerinud mitte midagi. Ja nüüd Eesti Keskkonnaministeerium on võtnud endale kohustuse aastal 2040 hakata tegelema nende tuumalvelaevade lõpliku sängitamisega ja neil on plaan, et tükkideks lõigata. Aga nad päris täpselt ei tea, kust kohast lõigata ja siinkohal tuleme appi meie. Ehk siis valgustame või siis monitoorime need läbi, kus anname siis neile teada, et kust kohast mõistlik lõigata on, sest ma kujutan ette, et sellest võib päris suur katastroof tulla, kui radioaktiivset materjali lõigatakse. Plaan on meil tekitada siis sellest suurest ruumist siuksed, kui me räägime tavaliselt pikslist 2D, siis meil on voksel, ehk siis on 3D piksel nagu. Ja proovime teha nii, et see allveelaeva sisu on täidetud kuubikutega, mille külje pikkus on 50 millimeetrit ja iga kuubik siis omab omaette omadust, ehk siis sellega suudame tekitada piisava eristuse, kus on radioaktiivsed materjalid, kus on betoon, kus on, ma ei tea, mis muud objektid. Et jah, skänner on meil juba seal kohal, see skänner nii ilus ei ole nagu siin esimesel slaidil. Aga jah, ja siin ülemisel pildil paremal pool on võimalik näha teil, milline see skänner seest näeb välja.
et seal on need 3 plaati näha ja kogu elektroonika, mis on. Muide, jah, Qt elektroonika tuleb meil Jaapanist, et seda ma unustasin ennem mainida. Ja esimene selline näidis ka, et meil siin all on näha simulatsiooni tulemust, kus on eristatud sihuke tumedamad objektid on radioaktiivsed materjalid, heledamad objektid on rõhupaagid, mis seal sees on. Tegelik pilt nii ilus ei ole, aga simulatsioonide abil suutsime näidata, et me suudame tõesti sinna sisse näha. Ja ühes kohas me mõõdame 24 tundi ja sellega see tähendab seda, et kuna need on suured, siis kogu mõõtmine võtab kuskil 4 kuud aega. Kui nüüd, jah, enne kui ma unistama hakkan, siis lisaks veel näitan ühte teist projekti, mis ei ole otseselt seotud ehitusega, aga mis võiks olla ehitusega seotud, näiteks ehituse kvaliteedi kontrolliga. Kui meil on mingid logistikakeskused ja sealt lähevad välja masinad, siis masinates saaks materjali kvaliteeti kontrollida. Aga jah, mis meil siis plaanis on, miks ma üldse täna siin rääkida tahtsin, on see, et teeme esialgu Eestis mõnda projekti ja suuresti, kus me seda võiksime ära kasutada, näiteks olemasolevate sildade kvaliteedi kontrollis. Siin ma mõtlen laia pilti, et kvaliteedi kontroll alates seisukorra hindamisest kuni siis erinevate defektide või projekteerimiseks vajalike andmete tekitamisega. Et näitena siin parim, mida saavutatakse siiani, on see keskmine pilt, kus on näha kollast ja oranži. See on sakslaste poolt ultraheliga mõõdetud erinev armatuur ja siis need järelpingestuskanalid. See on nüüd kokku pandud pildid ja selleks, et aru saada, mis seal pildi peal on, selleks on ikkagi ekspertarvamust vaja. Meie tulemusega saab tegelikult seda teha automatiseeritult ja tegelikult ei olegi neid eksperte sinna vahele vaja. Ehk siis, jah, kui kasutada 2 skännerit, siis on võimalik ka keemilist koostist mõõta, ehk siis karboniseerumissügavus, kloriidide sissetungimissügavus, ei ole probleeme. Ja teine, mis on niisugune väga kuum teema, on ehitusinfomudel ehk siis BIM-mudel. Ja kui tavaliselt öeldakse, et selline, et meile selleks, et asju terviklikult hallata, ehk siis ühildada see ehitusinfomudel ja haldussüsteem, siis on 2 suurt väljakutset. Et üks asi on see, et omanikud peaksid suutma defineerida, milline mudelitüüp vastab nende vajadustele, ehk siis milline see BIM-mudel on neile sobilik. Samas teine suur väljakutse ongi see, et kuidas tagada see efektiivne protseduur, et me nüüd olevasolevad rajatised ehitusinfomudelisse saaks, sest praegu tüüpiliselt ikkagi hakkab asi projekteerimisest pihta. See muidugi tähendab seda, et mõõtmine sealjuures on pisikene asi, sest me suudame automaatselt need erinevad materjalid tuvastada, aga meil on vaja elemendid ära klassifitseerida ja panna nad ka kuskil ühistöökeskkonda. Need asjad on olemas, aga me veel mõtleme. Et näide siin all Kuuba sillahaldussüsteemist, see on Šveitsi sillahaldussüsteem, kus nad üritavad läheneda seda teed, et nad defineerivad välismõõtude järgi, aga see on nagu parim võimalik, mis hetkel tehtud on. Vaatame, äkki selle aasta jooksul saame asja kaugemale viia. Jah, rohkem ma ei unista, võtan asja kokku. Et meil tegelikult see mittepurustav katsetamine, mulle kui inimesele, kes on üpris palju silla all käinud ka nende mõttetute mittepurustavate katsete seadmetega, siis minu jaoks on see asi niisugune revolutsioon või innovatsioon. Ja ma arvan, et see asi suudab leida väärtust, sest et tõesti suur pilt on see, et kui me tahame riske maandada, nii nagu me projekteerimise ja ehitamisega tavaliselt teeme selle kvaliteedikontrolliga, siis olemasolevate asjade hindamisel on võimalik neid riske maandada. Juba lihtsalt teades, mis seal sees on. Et jah, enne kui ma katsumuste juurde lähen, siin ülemine sinine pilt on meil simulatsiooni tulemus jälle, kus on näha selline tüüpiline raudbetoontala ja teil on üpriski hästi on näha, et meil kas või selle ühe skänneriga on võimalik neid armatuure tuvastada ja siin see pealtvaade on ka range ilusti näha, et see
täpsus on selline, et isegi kui ta millimeeter ei ole veel, siis täpsus on selline, et me suudame eristada. Aga jah, ja kui nüüd 3D pilti vaadata, et milline need pikslid või vokslid välja näevad, siis siin all pildil on tühi konteiner, kus on näha, et meil ei ole kirjas siin, mis teras või mis asi see on, et meil on lihtsalt see materjalid. Me suudame eristada, aga me ei suuda öelda, et see on see materjal. Ehk siis üks suur väljakutse on meil tegelikult see materjalide raamatukogu loomine, kus ma loodan Tehnokeskus abile ka. Teine teema, mis on see, et me proovime optimeerida seda, et kuidas me saame selle ruumlahususe 1 millimeetriks. Kui ma enne mainisin, et 10 000 müonit läbib 1 ruutmeetrit minutis, siis selleks, et me saaksime seda millimeetrit, siis seda millimeetrit peaks läbima, eeldame, et kuskil 100 müonit, mis teeb selleks mõõtmise ajaks kuskil 1 kuu. Et jah. Ja viimane suur väljakutse on see, et me tahaksime saada teie usaldust, kõik, kes kuulavad, insenerid. Et usaldage neid mõõtmistulemusi. Ma ei tea, kuidas see välja peaks nägema. Aga äkki kuidagi mõtleme koos välja. Ja kui teil on nüüd mõtteid, siis kirjutage, helistage ja tänan kuulamast. Aitäh, Sander. Väga hästi oli kuulda, et suurepärane ja väga põnev. Chati kaudu hetkel ühtegi küsimust ei ole tulnud, aga kuidas see sinu plaan on, et millal Eesti maanteedele me neid siis katsetusi tegema läheme sildadele ja millal sellest nagu reaalselt kasu võiks olla projekteerimisel või ütleme siis sildade uuendamise protsessil? No ma olen paadunud optimist. Ma ei taha detailidesse liiga palju laskuda, aga eks meil läbirääkimised käivad nii Transpordiameti kui ka Tartu linnaga, et saaks seda kasu hakata juba tegelikult see aasta demonstreerima. Aga millal ta nüüd reaalselt käiku jõuab? No ma julgeks öelda, et kui me nüüd tõesti need asjad niimoodi ära teeme, nagu need plaanis on, ehk siis kuskil 18 kuud projekt, ehk siis aasta 2025 võiks juba olla sellised 2025 algus, ütlen siis kohe niimoodi täpsemalt, võiks olla mingid reaalsed näited olemas ja, aga ma ütlen, et see mõõtmine on tegelikult ainult üks osa sellest kogu asjast, sest et tegelikult see kogu väärtus peaks tulema ikkagi sellest päris inseneritööst, ehk siis kui need, kes tegelevad projekteerimisega, suudavad näha sellest seda, et ohoh, me saame säilitada olemasolevaid asju või me saame kombineerida uut ja vana, et see nagu annab tegelikult selle väärtuse, et siinkohal ma jälle kutsun üles, et kellel siin pirn põlema läks ja mõtteid on, siis ma olen valmis rääkima. Et jah, aga esialgu me alustame tõesti Eestist ja pärast seda liigume välismaale. Nii, aga suur tänu, Sander, sulle ja kõike head sinna kaugele maale.